Tervist! Minu nimi on Raul Anjan ja hea meelega tutvustaks teile projekti Pilteepos Kalevipoeg. Selles samas toas pani Kreutzwald kirja Eesti rahvuseepose Kalevipoeg. Paljudel on tekkinud küsimus, kas Kalevipoeg on ainult müüt või on Eesti rahvuseeposes peidus ka midagi enamat, midagi, mida me veel ei tea. Kui me vaatame nüüd ajas tagasi, siis juba läbi aastasadade, kui mitte tuhandete, on elanud Eestimaa pinnal palju erinevaid inimesi, kes on andnud oma panuse meie rahvuseepose sünnile. Kõik need erinevad muistendid ja rahvajutud, mida kandsid edasi rännumehed, laulsid laulikud, sellest ongi Kreutzwald kokku pannud Eesti rahvuseepose. Siit ka see väga tugev seos Kalevipoja pärimuse ja reaalsete kohapaikade vahel kogu Eestimaa pinnal. Kogu Kalevipoja eepos, mis on iseenesest 20 lugu, on meil jaotatud 7 raamatuks ja igal raamatul saab olema erinev kunstnik. Erinevate kunstnikutega me tahaks anda just seda erinevat nägemust, kuidas üks või teine kunstnik siis pildis ka kujutab, et esimese raamatu meil kujundas Toom Tragel ja hetkel on siis töös nii teine kui 3. osa. Seal on nagu väga palju peidetud asju sinna värsi sisse, et kuigi et ma arvan, et isegi tänapäeval paljud inimesed ei tea, nagu, mis seal tegelikult toimub. See on väga huvitav ja raske samal ajal, sellepärast, et on vaja joonistada selliseid asju, mida ma varem joonistanud ei ole. Mõned need tekstikohad on juba keerulised, et neid tõlgendada ja pilti panna, et ilma, et tekiksid mingisugused kordused. Jah. Ma pidin hakkama rääkima Kalevipoest. Ja ma tegin sedasi, et ütlesin, jagasin valged lehed ja ütlesin, et minu arusaamist mööda te olete 5. klassis seda lugu lugenud. Võib-olla keegi on kuskilt veel midagi kuulnud, et siin on valge leht, hinnet ei pane, pealkirja pole vaja panna, nime pole vaja panna. Kirjutage sinna lehe peale kõik, mis te teate Kalevipoest. Tähendab täpselt see esimene mõte, mis tuleb. Ja üks variant on selline. Kalevipoeg peksis ja võitles palju. Kalevipoeg magas palju ja ta ei teinud midagi kasulikku. Kalevipoeg sai kuningaks tänu sellele, et ta viskas kivi kõige kaugemale. Ta tappis Sepa poja ja Sepp sõnus tema mõõga ära. Ta päästis piigad põrgust ja kui ta suri, pani vanaisa ta põrgu väravat valvama. Et ma arvan, et see on selline üpris keskmine teadmine, et mõni teab natuke rohkem, aga mõni teab vähem. Et kas see rahuldab meid? Kooli seisukohalt oleks väga hea, kui lisaks sellele Eno Raua Kalevipojale oleks veel erinevaid võimalusi. August Annist, kes on kõige põhjalikum olnud Kalevipoja analüüsi, et ta kunagi väitis seda, et kuskil 90% Kalevipojast kui eeposest on pärit rahvaluulest. Mitte kõik ei ole Eesti rahvaluulest, aga umbes 75%, umbes 3/4 on nagu seotud Eesti kohaliku ainese, kohaliku mütoloogiaga. Tal on ikkagi nagu väga, väga tugev siuke kohalik alus, et iseasi on see, et Kreutzwald sõnastas selle ümber, see oma ise omasesse regivärsi vormi. Aga minu meelest selle Pilteepose puhul ja üldse nagu eepose puhul, Kalevipojal puhul on oluline lugu. Lugu, narratiiv, need sündmused ja see sündmuste dramaatika. Aga kõige rohkem aega võtab mitte joonistamine, aga mõtlemine, pildide väljamõtlemine, pooside, emotsioonide läbi töötamine. Tahaks, et poosid oleksid sellised väga loomulikud. Ja mõnikord isegi lähen minu abikaasa juurde ja hakkan temaga rääkima ja küsima, et kujuta ette, et kui sa oled ujunud kaua aega jooksul ja nüüd sa oled väikesel saarel ja sa pead natukene puhata ja sul on hästi vähe aega ja siis pärast sa ujud edasi ja sa magad kivide peal, et missuguses poosis sa võiksid magada ja siis ta hakkab minule näitama.
Kalevipoeg on ju täiesti ikka niisugune teema, mis ei jäta mitte kedagi ülmaks selles mõttes. Et siis lisada ka see teine tasand sinna, et kui ta on pioneerprojekt selles mõttes, et ta on nagu koomiksiraamat või graafiline eepos või mis iganes sõnu siin kasutada, et teema on eestlastele nagu tähtis. Just praegu on aeg selle peale mõelda. Kui me ei tea, kes me oleme, kui me ei tea, kas me oleme väiksed, kas me kaome, kes me oleme, siis peaks lugema Kalevipoega. Iga rida, iga sõna sealt ütleb meile, mis on meie eesmärk. Olla ärkvel, näha, mis maailmas toimub. Mõelda selle peale, mis on õige, kus on tõde. Selle Kalevipoja karakteri loomine on vist ilmselt kõige keerulisem, et milline võiks see meie rahvuskangelane olla, et või milline ta oli siis nendest lauludest välja tõlgendatuna, siis milline see tema kujutis on. Et varasemalt on juba seda tehtud, aga kuidas seda uutmoodi teha või nendest raamidest väljapoole tulla, siis kuidas seda kujutist luua? Tekkis selline ettekujutus, et ka see Kalev alguses nagu Kalvis Baltialadel ei olnud mitte midagi muud kui sotsiaalselt kõrgemat positsiooni nautiv selline, ütleme siis ülik sepp. Et pronksiajal, nooremal pronksiajal oli see tähendus nii balti keelealal kui ka Läänemere-Soome keelealal täpselt seesama. Kalvis või Kalev, see oli ülik sepp. Ja ehk me suudame siis uuele põlvkonnale anda siis motiivi või mõtte uuesti oma esivanemate varandusi lugema hakata ja sealt leida igaüks oma varanduse.